Tallinna lennujaamas turvalisel pinnasel lähedast embamine pani viimaks Allan Rojo jaoks punkti kogu sellele õudusele, mida mees viimase 1,5 aasta jooksul pidi taluma. Alates 2021. aastast on Rojo olnud Valgevenest pantvangis ja KGB tähelepanu all. Jaanuaris 2024 mõisteti ta vangi, kus ta pidi läbi elama rohkem, kui keegi meist oskaks ette kujutada. Silmnähtavalt on jätnud viimased 1,5 aastat 45-aastase mehe tervisele tugeva jälje. Need tingimused, ma arvatavasti võtan selle ka enda südameasjaks, et teada anda inimõigustele, organisatsioonile, mis tingimustes, olgu see inimene kriminaal, poliitiline vang, kes iganes sellistes tingimustes 21. sajandil ei peaks mitte keegi olema. Kui me mäletame vana patarei vanglat, milline ta oli kunagi, et need tingimused, kus tema pidi viibima, olid palju hullemad. Pluss siis füüsiline vägivald ja kõik see muu, mis sinna juurde kuulus. Ja teadmatus, mis temaga saab tegelikult. Et ka see näiteks, et kui talle nüüd, nagu ta ütles, pandi must kott pähe ja viidi minema, ta arvas, et äkki teda minnakse hoopis maha laskma, aga tegelikult lõppes sellega, et Allan on täna kodus. Rojo mõisteti 6,5 aastaks vangi, sest ta lõi aastal 2020 heategevusliku fondi, et aidata Valgevene režiimi tagakiusamise all kannatavaid paljulapselisi peresid. Inimesi, kes ei olnud nõus 20. aasta võltsitud valimistulemustega, mis jätsid valitsejana ametisse Aleksandr Lukašenko. Kohalik diktaator siis käskis need inimesed jätta tööta ilma söögita mille pärast see mind nagu puudutas, olles ka paljulapselise pere isa, mul tundsin, et see on minu kohus, kuna mul abikaasa on valgevenelanna ja ma olen selle riigiga samuti seotud elu lõpuni, kuna mu 3 last on samamoodi valgevenelased nagu eestlased. Läbirääkimised Rojo vabastamiseks kestsid kõik 1,5 aastat ning mees õnnestus koju tuua vaid tänu liitlassuhetele Ameerikaga. Sõna otseses mõttes tänu president Trumpile ja tema esindajale Keith Kelloggile, kes nüüd oli just Valgevenes visiidil, siis me panime Allaniga sellesse Ameerika Ühendriikide nimekirja, keda nad tegelikult nõudsid siis välja. Ja 14 inimest ainult tegelikult lõpuks ju said vabaks seekord. Koos Allan Rojoga vabanes eile vangistusest ka Sergei Tsihhanovski, kes on Valgevene demokraatliku opositsiooni juhi Svetlana Tsihhanovskaja abikaasa. See on oluline võit Valgevene opositsioonile, kuid 100 inimesed on endiselt vangistuses ja Valgevene režiimi õhkrus ei ole kuhugi kadumas. Eestlasi õnneks Valgevenes poliitvangide seas enam ei ole.